Tere tulemast vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet nimega Väljast. Mina olen Teele Kaljuvee ja mina olen Nere Kullerkupp. Teele, nädal on jälle pikk olnud, asju on juhtunud, Tšernobõlist 40 aastat, teemasid teisigi tulistamine USAs, aga mis on see, millest sa tahaksid kõige rohkem kõigepealt rääkida? Oi, no minul oli eilne päev väga põnev, sellepärast et ma otsustasin kuulata Kapo aastaraamatut, mille nad panid välja Spotify keskkonda. Nii et soovitan kõigile teistele ka, kes soovivad nii välismõjutustegevustega kursis olla, teha ennast teadlikuks, kuidas töötab pehme jõud, kuidas töötab propaganda, see saade ära kuulata või kes ja kuidas töötavad ka meie asutused, kes meie julgeoleku eest seisavad. Täpselt. Ja võib-olla kõige põnevam teema oli minu jaoks see, mida me käsitlesime sinuga ka meie kõige esimeses saates, kui me rääkisime Hiinast China Maxingu võtmes, nii et mina tegin seda nädalavahetusel, mis sina tegid? No, aga räägime kõigepealt ikkagi sellest Hiina mõjutusest, et mis seal siis välja toodud oli, et Peeter Tali ütles selle samas esimeses saates meile, et see on kui selline panda pehme kallistus, mida ei pruugigi näha, aga vaikselt voolab ikka igast uksest ja aknast sisse, et mis seal oli välja toodud? Välja toodud oli see, et üldiselt mõjutustegevus ei ole kunagi selline nagu karm või et keegi agent tuleb sulle ukse taha ja ütleb, et kuule, et tegelikult kommunism on väga lahe ja Venemaa on ülivõimas riik ja Hiina on suurepärane, vaid see käib ikkagi läbi pehme, ilusa sotsiaalmeedia sisu, kus räägitakse, et Hiina meditsiin on absoluutselt parim, lääs on mürgine ja see on selline nagu uue maailmakorra loomine läbi pehmete väärtuste, et sellest ka seal räägiti ja minu arvates väga huvitav just selles aspektis, mitte ainult nagu Hiina poole vaadates, vaid üldse, kuidas nagu olla ise selline mõtleja, et propaganda või desinformatsioon ei mõjutaks, et see on vähim, mida me saame kodanikuna ise ära teha. No mõjutustegevuse kibe tõde on ilmselt see, et sa võid neid mõjuagente siit Eestist välja saata, aga see on järjepidev, neid tuleb asemele ja tegelikult need ohud ei lõppe ju kunagi, et selles mõttes tulebki kogu aeg silmad lahti hoida ja ise siis nii-öelda selleks valmis olla. Teema, mis minule silma jäi, on samuti ohtlik, kuid hoopis teistmoodi. Ehk siis ma ei tea, kas sa juhtisid lugema, aga Briti parlament jõudis kokkuleppele eelnõus, millega kehtestatakse sigarettide ostmise keeld kõigile, kes on sündinud alates 1. jaanuarist 2009. Et parlament oli selles ühel meelel, eelnõu ootab veel kuninga allkirja, et sellest saaks seadus, aga mulle see kohati tundub, arvestades just nimelt viimase, ütleme siis, paarikümne aasta uuringuid, mis näitavad, et suitsetamine noorte põlvkondade hulgas on viimase 25 aasta madalaimal tasemel, ehk siis murtakse justkui lahtisest uksest sisse. Aga samas ma ei tea, et võib-olla see tekitab jällegi seda meeleolu, et keelatud vili on see kõige magusam. Mis sa arvad, kas see tee mustale turule, on ju? No absoluutselt, seda musta turgu seal Suurbritannias olles seal ka elanud ikkagi leidub, selles mõttes mitte ainult musta turgu, vaid neid samu diilereid seal tänavatel, kes iga silla aluse nurga peal tulevad sulle vastu ja pakuvad sulle mitte ainult tubakatooteid, pakuvad sulle pakuvad sulle kanepit, pakuvad sulle tupsu, pakuvad sulle kõike, mis hing ihkab või ei ihka, et selles mõttes keeruline on neist vahel mööda saada niimoodi, et nad sind tülitama ei tuleks. Oh, wow. Et ma arvan, et tore, et tehti, tore, et eesmärk on see, et noored halbade kommete juurest ära meelitada, aga millegipärast ma arvan, mu enda tütar muideks, kes Suurbritannias õpib ja on täpselt selles vanuserühmas, et see eelnõu hakkab kehtima neile, kes on sündinud alates 1. jaanuarist 2009, minu tütar sündis 7. jaanuar 2009. Ja millal see kehtima hakkaks siis? Hakkab kehtima siis, kui kuningas otsustab allkirja anda, et siis tehakse see seaduseks. Et tema käib täpselt selle põlvkonna alla, kes siis tubakatooteid tarbida ei tohi, aga tema pealt ma olen näinud seda, et tõepoolest noortele need alkoholid ja mis nad teevad siis? Eks ole, mis nad teevad, aga seda... Teevad matšat.
joovad matšat, joovad bubble tea'd ja tunnevad ennast hästi, et selles mõttes öelda, et noorus on hukas, vist ei saa, sest et mulle tundub, et kuidagi tervislikumaks on need eluviisid muutunud noorte hulgas. Väga tore, aga mul tekkis selline nagu kuulates siin, nõus, aga mul tekkis selline filosoofiline küsimus, et miks üldse riik peaks otsustama, mida mina oma kehaga teen, et riik võiks sekkuda siis, kui ma kahjustan sellega teisi, aga kui ma oma ette kuskil nurga taga riik sekkub seetõttu, et väga palju inimesi ongi astmahaiged, kopsuhaiged ja mis tähendab seda, et see läheb tervishoiule väga kulukaks. Seetõttu riik sekkubki. Aga meie läheme nüüd edasi järgmise teemaga, mis võib öelda, et on ka tervist kahjustav nii füüsiliselt kui vaimselt. Nimelt räägime sellest, kuidas poliitika ja poliitikud võivad viia enda tegemistega inimesed viimase piirini, murdumispunktini ning seetõttu on väga palju aset leidnud ka erinevaid atentaadikatseid, üks neist just möödunud nädalavahetusel. Laupäeva õhtul raputas Washingtoni juhtum, kus Valgemaja korrespondentide õhtusöögil, mis toimus Hiltoni hotellis, avas tule täiesti tavaline härrasmees nimega Mr. Cole, kes oli insener ja õpetaja. Meil on stuudios täna inimene, kes juhib Eesti riiki ajal, kui poliitiline temperatuur on tõusmas ka siin. Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal, tere! Tere! Mis tundega te laupäeva vaatasite? No, ma lugesin seda uudistest, et ma online'is seda ülekannet ei vaadanud, aga ma ütleks nii, et olenemata sellest, kui erinevad on poliitilised seisukohad, ei tohiks see debatt kunagi üle minna sõnadest tegudele sellisel viisil, et kasutatakse relvi või mis tahes viisil kätega seda selgeks minnakse tegema. Nii et ma arvan, et me kõik võime tunda kergendust, et meeldib kellelegi Donald Trump või mitte või keegi teine kolmas, siis kohta sellele, et poliitikas asju relvadega aetakse, muidugi ei peaks olema. No see poliitiline temperatuur, nagu teile juba mainis, on tõepoolest pidevalt tõusuteel, ühiskond on polariseerunud ja me näeme järjest rohkem seda, et inimesed on justkui murdumas ja ilmselt sotsiaalmeedia aitab sellele suuresti kaasa. Kas te ise tunnete, ütleme, poliitikat tehes siinkohal hindamata teie otsuseid valitsuses, et alati ei saagi teha populaarseid otsuseid, tegemist oleks populismiga. Tuleb teha ka ebapopulaarseid otsuseid, et mõne sellise seaduse väljakuulutamisel, mõne uue maksu väljakuulutamisel, mõne sellise ebapopulaarse otsuse tegemisel võib-olla see kirjade laviin, mis kindlasti valitsuspoliitikud suhteliselt igapäevaselt kas sotsiaalmeedias või siis enda postkastis saavad, kuidagi pingestub? No kindlasti, et ka mina näen oma sotsiaalmeedia konto all näen ikkagi väga palju sellist trollide armeed, eks ju. Nende trollide armees vahel on isegi mõnel arrogantsi kurta selle üle, et tema postitus kustutatakse või ta saab uksekeelu. Kõige tihemini need on sellise kas autopildi või koerapildiga inimesed, kellel on üks like kontol ja siis neilt tuleb selline üsna valimatu sõim üldiselt Eesti riigi aadressil, Eesti rahva aadressil ja loomulikult ka peaministri valitsuse aadressil, kõik on valesti. Ja aeg-ajalt ka pilte ja ütleme, millal see selline nii-öelda päästik on, tihtipeale on see, ütleme, et enim minnakse nagu närvi või sellised trolliarmeed hakkavad kiiresti tegutsema, kui me räägime Ukrainast ja Venemaast näiteks. Ütleme, on teada, et praegune valitsus ikkagi üsna lineaarselt on Ukraina poolel ja õigetel põhjustel, sellepärast, et Venemaa on agressor, tapab naisi lapsi, eks Ukrainas 5. aastat. Ja kui sellest räägid või selle üles paned, siis on kohe näha. Osad on ka sellised viletsa lauseehitusega, ilmselt naaberriigist kuidagi tõlgitakse neid. Väga tihti nad baseeruvad kuskil teistes riikides, kirjutavad, nii et kui küsida, kas otsuste puhul, tihtipeale ka üksi väljaütlemiste puhul see temperatuur tõuseb. Aga palju te ise tunnetate seda, et tegemist ongi lihtsalt trolliarmeega, kes on poliitiliselt motiveeritud, võib-olla ühe või teise opositsioonierakonna poolt tööle pandud või siis on tegemist sellise üksikisikuga, kes ongi sinna kuskile väga piirilähedale tõugatud? Et on selline tunnetuslik moment teil olemas? Ma tean, et on ka eraldi botide armee, kellele antakse näiteks Hiinastki käsklus kätte. Ei, absoluutselt. Ma ütlengi, et ongi nagu mingisugused erinevad sellised, ütleme siis motivaatorid, miks seda tehakse, et kas vahel on ka näha, et mõni kiri võib olla ohtlikum kui teine ja sellest tuleks raporteerida julgeolekuasutusi?
No kindlasti on inimesi, kes on võib-olla erinevad teistest, eks, aga noh, üldiselt ma nüüd ei ole selle valdkonna suur asjatundja, ma olen pigem nii-öelda kliendi poolel, eks ju. Et aga üldiselt on väga raske just tabada ja peatada ju neid, kes üksi iseendale nii-öelda maailma ära mõtestavad just selle hoiakuga, et noh, kas mõni poliitik, mõni valitsus, mõni riik, mõni ajakirjandusväljaanne samamoodi tegelikult on talle nii-öelda võlgu, ei mõista tema õiglust ja siis tegelikult tuleb sealt see nii-öelda samm, eks ju. Ehk et küllap neid on ikkagi noh, nii palju kui lugeda seda maailma julgeoleku käsitlus inimesed kõige keerulisem peatada. Et inimene, kes omete vaikselt ilma võrgustumata toimetab, ongi üsna keeruline ja ühel hetkel see prõks käib ära ja siis midagi juhtub. Aga... See sama näide praegu USA-st. Absoluutselt. Normaalne inimene, insener, õpetaja, korralik kodanik ilma karistusregistrita. Noh, jah, aga midagi seal on, et ütleme, me ju täna ei tea, et noh, tavaliselt on nii, et ega uurimine võtab ka aega, et noh, inimesed tahaksid kohe mustvalgeid vastused, miks on nii teisiti, eks ju. Tihtipeale mõnes kohas ju piisab inimesega tülli minemiseks sellest, et sa lihtsalt ütled talle nagu asjad tegelikult on ja inimestele see alati ei meeldi, ega siis noh, ütleme nii, et öelda välja, eks ju, mida ka tihti öeldakse, et kui te tahate samal ajal seda ja teist, siis need kaks asja on vastandlikud, siis öeldakse, et te olete väga südametu inimene. Noh, mida juhtub näiteks valitsuses rahandusministriga tihti, kes ütleb inimestele selliseid tõdesid välja ja siis tihtipeale see väga populaarne ei ole, eks. Aga jah, ma arvan, et selline üleüldine sihuke foon tihtipeale, noh, see, mis sotsiaalmeedias ja mujal toimub, ega see ongi üldiselt ehitatud ikka polariseerumisele. Et ongi nagu huvitav trend on sotsiaalmeedia, mis pidi meid justkui kokku tooma, tegelikult viib ju ääred laiali, ühendab selliseid nagu veidi, noh, ütleme sarnaste vaadetega inimesi oma mullidesse ja siis paneb need mullid omavahel võitlema. Noh, mis on nagu hea trend praegu on tekkinud, et tehisintellekt tõenäoliselt ja noh, ma ütlen, see on esialgsed hinnangud, seal tuleb alati ettevaatlik olla, eks, kuhu see kõik läheb. Aga tehisintellekt pigem toob sellise keskpõrandale kokku, nii et saab huviga vaadata, kuidas see kõik nagu omavahel muutuma hakkab, eks. Eesti on väike riik ja seni tänu kõikidele kaasaitavatele organisatsioonidele ka üsna turvaline. Aga on pead tõstmas selline vastandamine, polariseerimine, nagu me rääkisime, poliitiline kultuuritus võib olla isegi, kui hakata vaatama noori ja vihasemaid poliitikuid, siis kuidas te hindate, et kas on natuke ka teie endi teha, hoida debatti neutraalsemana, et ühiskonnas ei oleks rohkem lõhesid? No kindlasti jah. Et eks, aga ma julgeks siiski öelda, et ükskõik mida selline, noh, ma ei tea, keskmine põlvkond poliitikas võib-olla üksteisest arvab, omavahel saadakse kenasti suheldud, et noh, teatris on ka lavaline võitlus, see ei tähenda seda, et näitlejad üksteist pussitada prooviks, eks. Aga mulle tundub küll jah, et selline on mingi seltskond, kes üritab poliitikasse tulla väga suure agressiivsusega sisse ja sellist nagu tänava kakleja mentaliteeti võttes, et noh, ja ütleme, palju on ka sellist lihtlabasust, eks, et oleme ausad, noh, mõned parlamendi liikmedki tegelikult ju on ikkagi päris kõvasti näinud vaeva, et parlamendi keskmist mainet alla tuua, eks ju. See on ju otsene rõõm meie vaenlasele. No mitte ainult vaenlasele, aga kõigile, kellele demokraatia tegelikult ei meeldi. Et ega siis populismi õpik ju, noh, öeldes, noh, see ei ole ainuõige kirjeldus, neid võib veel kindlasti paremaid olla, aga üldjoontes on suhteliselt lihtne. Et ilmub keegi, kes ütleb, et tema teab, mida rahvas tahab. Noh, tundke ära need poliitikud, eks ju, ja need poliitilised jõud. Ta ütleb, et ei ole vaja nii palju vaidlust parlamendis, ma teen seda, mida teie tahate. Ja siis ta ütleb, et parlament ja valitsus ehk ja erakonnad üldiselt on need ehk need demokraatiat vahendavad institutsioonid on kaunis kasutud. See tähendab seda, et noh, ma teen seda, mida teie tahate. Ja noh, siis hakkab see nii-öelda trall peale, rünnatakse demokraatiat vahendavad institutsioone, hulgas ka ajakirjandust, keelt, kultuuri, kõike selliseid asju ja noh, siis see läheb edasi. Ka Eestisse on selline trend sisse tulnud ja noh, ma ütleks, et see on võib-olla osalt hoidab seda meie idanaaber siinkandis, aga osalt hoidab ka selline maailma, selline üldine nagu hüperskaleerumise ajastu, et noh, ütleme sellised nii-öelda poliitika keskel olevad või tsentriparteid oma olemuselt, noh, mida mõneti ma ka enda erakonda siiski arvan olevat, et neil on selle võrra kindlasti raskem, sest iga valik on kas jah või ei ja rõhutatult, eks ju, nii et see lõhub poliitika sellist keskpõrandat ja kokku lepitakse ikkagi ainult nagu konkreetselt nii-öelda mingis 1, 2, 3 asjas ja siis minnakse jälle kildudeks, nii et keeruline. 2015 aasta toimus kohtus pretsedent, kui Taavi Rõivas sai tapmisähvarduse. Kas peale laupäevast rünnakut Euroopa riigijuhid kuidagi
koopereerusid, arutasid, rääkisid mingises ühises salachatis, mida me ei tea, et kas me peame nüüd oma turvameetmeid tõstma. Ma läheksin veelgi konkreetsemaks. Öelge ausalt, kui palju olete teie saanud konkreetselt enda postkasti tapmisähvardusi? Kas on olnud selliseid, ütleme siis, ähvardava tooniga vihakirju, mille peale te mõtlete, et teie turvalisus, teie perekonna turvalisus on ohus ja tuleks reageerida? Olete te midagi edastanud siis julgeoleku jõududele? No seda vaatab läbi kõik meeskond, kes minu ümber on, et nemad vaatavad selle kõik läbi, et varasemast ajast küll, et kui ma ei olnud peaminister, ma olen küll ütleme suhelnud ka erinevate asutustega, kui on erinevates kas Riigikogu või ministriametites tulnud selliseid sõnumeid, mis viitavad mulle või minu perekonnale, et üldiselt need inimesed on kõik üles leitud ja pärast seda on nad muidugi öelnud, et nad ei mõelnudki seda tõsiselt, on ju. Aga üldiselt väga suur hulk inimesi Eestis saab jälle tööd sellega, et üks purjus idioot otsustas seda teha, eks ju, otse öeldes. Ja et tuvastada, et tegemist ei ole nagu väga motiveeritud inimesega, kes sellega päriselt ette võtab, et see on üks pool. Teine pool, Euroopa riigijuhtidel kui oleks salachat, siis ma muidugi seda siin ei ütleks, ärge pahandage. Aga meil on oma suhtluskanalid olemas muidugi loomulikult, aga ei, sellist arutelu ei ole toimunud, sest ütleme, et minu meelest nii palju, kui on maailmavaateid, siis vähemalt on ka kõigil sarnane arusaam, hoolimata maailmavaatest, et poliitika asju või ühiskonna elu asju või mis tahes otsustamise asju ei aeta jõuga. Ja see on Euroopa arusaam, sest ütleme, meenutame, et ega siis Robert Ficat, kes ei ole teab, mis populaarne Eestis erinevatel põhjustel, meil lase tal siit üle Moskvassegi lennata, eks ju, tedagi tulistati ja ega see on ju hästi selge, et meie oleme sellel hetkel täiesti solidaarsed, ütleme, et see ei ole vastuvõetav. Ei ole vastuvõetav, et ähvardatakse vallavanemaid, linnapäid, mida juhtub. Lähiminevikust on meil tuua ka Brasiilia presidendikandidaadi kampaania üritus, kus Jair Bolsonarot pussitati ja päris eluohtlikult. No neid selliseid sündmusi on palju, eks. Ja ütleme nii, et mida mina selle juures kõige rohkem pelgan on see, et ega siis ühel hetkel arukad inimesed, kas kogukonna tasandil, ma ei tea, eks ju, Raplas või Rakveres on ju täiesti vabalt valitud omavalitsused Eestis, mitte kuidagi konkreetselt esile tuues, ühel hetkel ütlevad, et aga mis ma lähen sinna, et mis ma nende hulludega jauran, eks ju, ütleme, minu arust üks elav näide oli ju see, kui hakkasid toimuma need päikseparkide ja tuuleparkide vastased meeleavaldused või sellised arutelud toimusid ja siis sõitsid suurte džiipidega kohale inimesed, kes väga loodusest hoolisid, jutumärkides saate aru, eks ju, tulid sinna ja siis nad üritasid mööda minnes panna needust tuulikute peale ja kõike seda, läksid, labastasid selle debatti ära, karjusid ja ähvardasid inimesi. Ja lõpuks pididki kohalikud korrakaitsjad sekkuma, eks ju. See tegelikult ei ole okei, et me Eestis peaks seda tõrjuma täitsa üheselt, sest valimisi võidetakse, valimisi kaotatakse, ollakse ühel teisel seisukohal, see on kõik okei, see on demokraatia osa. See peab minema labaseks ja inetuks, aga ta on läinud vahel. Siinkohal ütleme niimoodi, et mitte tuhka pähe raputades poliitikutele, samas ikkagi näidates, et teil on oma roll seal kanda. Ajakirjanikuna ma tean, et kulisside taga tegelikult erinevate erakondade esindajad saavad väga hästi omavahel läbi, et seda rääkida kellelegi teisele, kes võib-olla ei ole sellega kokku puutunud ja vaatab poliitilisi debatte televiisorist ja neile tundub, et kõik ongi kogu aeg sedasi rusikas taskus ringi käimas, et siis tegelikult seda poliitilist teatrit enda valija võitmiseks tehakse kaamera ees päris palju. Ja täpselt nii ongi, et kui te ise üritate siis selle sama vastandumisega endale valijaid võita, siis paratamatult just nimelt sotsiaalmeedias lähevad need erinevad väljaütlemised, erinevad tülid lendu, neid võimendatakse läbi siis ütleme arvamusliidrite või kellegi jaoks arvamusliidrite sõnade ja sealt tekibki see väga suur viha, selline ütleme tihtilugu ka kontrollimatu viha. Kuidas sellele pidurit tõmmata? Ei ole ju ühtegi artiklit tänapäeval võimalik välja anda, kus esimene kommentaar ei ole, et Kaja Kallas on süüdi. Ilm on halb, Kaja Kallas on süüdi. Või Helmet. Selles mõttes, et tuleneb kummalt poolt see kommentaar tuleb, aga selles mõttes sellele te ju tegelikult enda valimiskampaanias päris palju ka ise mängite. No ma siiski julgeks öelda, et me vist ei mängi, aga ma isegi ei oska nüüd öelda, et kas see retoorika sellisel normaalvastandumiste asemel öeldes, et me ei ole nõus selle seisukohaga, tihti on läinud ka üle selleks, et me ei ole nõus inimesega ja nii edasi. Võib-olla küll, eks ju, et seda on poliitikas alati, et keegi ütleb, et ma ei tea, ma ei ole nõus Kõlvartiga ja nii edasi. Seda saab viisakalt teha, sest või vähemalt argumentidel põhinedes teha, et ma ei ole nõus nendega, kes näiteks tahavad eestikeelset haridust peatada, eks ju, eestikeelsel haridusel üleminekut, aga see ei tähenda seda, et keegi peaks nende vastu vägivalda kasutama ja me ei ole kunagi kutsunud üles seda tegema, ma loodan, et keegi teine.
aga kus ma näen seda nagu üleminekut küll, kus sõnast saab tegu, on ikkagi sellised nagu, ma ei tea, kuidas neid paremini nimetada, et noh, mitte nagu identifitseerida siuksed noh, üdikonservatiivsed liikumised, eks ju, kes ikkagi kutsuvad üles noh, ütleme teatud inimesi tühistama või teatud cancellamiskultuur. jah, et seal on ikkagi sellist ma siinkohal ikkagi astuksin konservatiivide kaitseks välja, seda teevad ka liberaalsed ühiskonnad. Seda teeb selles mõttes ikkagi, need on äärmused. Need on äärmused, iga äärmus on halb, absoluutselt. No jah, mööname, et kõik äärmused on halvad, eks, aga ütleme, et Eestis jah, pigem on sellised, kuidas öelda, labased solvangud, noh, kuidas sa lilleke siia said parlamendist tulnud ikkagi ühest servast. Naisearstide mõrvariteks nimetamine, eks ju, ülikoolide hopusevaraste tootjateks nimetamisest, Tallinna Ülikool ei ole siit teab mis kaugel, eks ju. Ja kõik see muu, eks ju, et noh, see tegelikult on tulnud ikkagi sellisest nii-öelda, noh, ma ütleks Eestis täna, tahame või taha, kahe erakonna konservatiivsemast tiivast. Aga võib-olla kui parlamendis seda debatti pidada kuidagi erakondade ülesemalt, ütleme nii, et parlamendis ei lülitata opositsiooni kohe ainult sinna opositsioonipingile, vaid tõepoolest neid teemasid arutatakse kuidagi laiemalt, saadab see ka ühiskonnale sellise sõnumi, et tegelikult annab kõikide inimestega läbi rääkida ja võib-olla see kuldne kesktee kuskil on võimalik. Et ühenduses on jõud. No mina küll usun sellesse jah, et meil on võimalik nagu mõistliku debatiga omavahel leida see põhimõtteline ühisosa, et me selles suunas oleme ju toimetanud ka ja püüdnud ka igalt poolt seda leida, et aga noh, tihtipeale aetakse need debatid ka nii polariseerituks just noh, ma ütleks ajakirjanike poolt, et sensatsiooni tõmmata. No see ka jah, noh, täna oli ju ühe lehe pealkiri oli, et ma pean vaatama, mis see täpselt oli, aga et elektri hind tõuseb 250%, eks ju. Eile oli elektri hind vist paar senti, et sellelt siis nüüd 250% tõuseb, et noh, seda vaadates me peaksin pirnid välja lükkama, eks ju, aga mis sest, et meil on väga odava hinnaga elekter, eks praegu, et noh, sellises olukorras me siis elame, et ma arvan, poliitikutel on oma roll, eks ju, omavahel debatti pidada ja noh, loomulikult me pingutame selle nimel ja otsime ühisosa, eks, aga ma arvan, et nii koalitsiooni kui opositsioonil, aga ka ajakirjandusel kõigil on oma vastutuseks. Aga noh, see ei hoia seda ära, et keegi tunneb, et ühiskond, ajakirjandus või poliitikud on tema suhtes kuidagi ebaõiglased käitunud, sest tõtt öelda, ega selleks mingit ratsionaalset elementi tihtipeale pole vajagi. Aga kas te lõpetuseks küsiks teie käest, et kas te näete, et see poliitiline kultuur, need trendid oleksid ajas kuidagi muutumas või pigem need intensiivistuvad? Ma ei räägi siinkohal ainult Eestist, ma räägin maailmast kui sellisest. No väga keeruline hinnata. Ma ütleks, et Eesti on kindlasti väga turvaline riik. Mulle vähemalt nii tundub ja kui ma ütleme korra selle trollide vahu nagu kõrvale lükkan, kõik inimesed lükkavad, vestled inimestega nagu tänaval kohtumistel. Noh, inimesed on üldjuhul väga nagu sõbralikud ja avatud ja kellelgi on isegi eriarvamus, ta suudab seda lugupidaval moel väljendada. Võib-olla üks inimene 100, 2 inimest 100 on kuidagi sellised nagu ebaviisakamad, eks ju, aga see on jube väike number tegelikult. Aga kui sa vaatad seda sotsiaalmeedia ja meediapeegeldust, siis see on hoopis teistsugune, et noh, seal on nagu, ma ei tea, nagu selline noh, ühiskonna süke alter ego on sinna tekkinud, et elatakse ennast välja. Mina olen alati mõelnud selle trollide ja selle kommentaariumi peale, et noh, aga võib-olla on hea, las sõimavad siis mind, et siis vähemalt ei tee kodus pahandust, eks ju. Kas teie olete ennast sotsiaalmeedias välja elanud? Võib-olla enne peaministriks saamist, pärast peaministriks saamist ma kujutan ette, et see enesekontroll on suurem, aga võib-olla niimoodi alustava poliitikuna, et kas on olnud selline tungiv vajadus, et ma nüüd panen enda emotsiooni sinna kirja ja vajutan kellelegi ära. See on inimlik ju, see on ju inimlik. Ei tea, kui palju ma pean iga päev hambaid koos hoidma, et mitte olla irooniline selles suhtes, mida ma näen ja mille kohta ma tahaks öelda ühte, teist ja kolmandat. Nii meil, ütleme, et kuidas me ise teeme asju, kui ka ütleme, ma näen nende arvamuste kohta ja noh, ütleme, noh, sõbraliku irooniana, noh, kuulge, vaadake nüüd ringi, eks, et Eestis aplodeeritakse metsikult neile, kes räägivad, et samal ajal tuleks tõmmata kokku riigi kulutusi, eks ju, ja samal ajal investeerida rohkem. Noh, see on nagu Terviseameti külmladu, sa pead seda vaatama tõsise näoga ja ütlema aitäh selle tõepoolest ettepaneku eest, et neil on jälle ettepanek. Nii et noh, selles mõttes jah, loomulikult mina hoian oma hambaid koos ja püüan vähem irooniline olla, et see ilmselt on minule hea ja ma loodan, et ühiskonnale ka, aga ma rõhutan, et Eesti kindlasti on turvaline riik, et selliseid atentaadikatseid loodame, et tulemas ei ole ja Taavi Rõivase intsident jääb siis üheks halvaks plekiks meie ajaloos. Ega ju me ette ei tea, et kindlasti on inimesi, kes ütlevad ka purjus peaga või emotsiooni najal mingeid asju, mida nad ei peaks tegema.
aga loodetavasti jah, ikkagi Eesti pigem liigub turvalisuse suunas ja kõik näitajad näitavad ka Eesti on väga turvaline riik, et inimesed suudavad lugupidavalt omavahel suhelda, aga see, mida te näete sotsiaalmeedias, noh, osa on neist need samad masinad, eks ju, osa on selline nii-öelda tellitud sõim ja noh, seda on ikka päris palju. Sotsiaalmeediat tänapäeval enam ei peegeldle seda nii-öelda avaliku arvamuse vabaduse kultuuri. See on väga tehniline põhjus, sellepärast et algoritmid toovad ikkagi vaidlust, kommentaare, reaktsioone, laike üles ja nii jääbki selline tunne, et toon ongi selline. Nojah, aga siis ma küsiksin nagu sõbraliku küsimuse, et mis see siis päris meedia roll on, et kas te mitte ei peaks hoolitsema selle eest, et oleks tasakaal? Aga te oletegi siin. Jah, väga hea. Peaminister Kristen Michal, me täname teid selle kommentaari eest ja loodame, et poliitikud ka ise selles suhtes võtavad selle vastutuse ja katsuvad hoida poliitilist kultuuri ikkagi viisakana. Mina teen oma parima, ega ma kõigi nimel ei saa kõneleda. Teele. Täna ma valisin meie viimasesse saate osasse ühe väga toreda teema. Karud on populaarsed meil siin Eesti pinnal. Kakume karud. Viimase aja uudised sellest, kuidas mees ei saa poest keefiripakiga koju sõita ilma, et karu tahaks enda ahned käpad külge ajada. Aga seesuguseid uudiseid tuleb ka USA-st Los Angelesest, kus 3 inimest mõisteti kindlustuspetuse eest vangi, kuna nad väitsid, et karu kahjustas nende autosid. Ründajaks osutus aga karukostüümis inimene. Ehk siis 3 inimest kasutas Rolls-Royce'is ja 2 Mercedese võltsrünnakus karukostüümi, et saada kätte $141 839 suurune kindlustushüvitis. Et ma loodan, et meie monteerija paneb praegu selle videoga käima, sealt on näha, kuidas mesikäpp enda sellise osava käpaga selle autoukse galantselt lahti teeb ja siis seal müttama kukub, aga need turvakaamera videod, mida ilmselt üritati siis kasutada ka tõestuseks, et karu oli selle rünnaku taga, neil endale ka karmilt kätte maksid. Et mis sa arvad? Kuidas nad vahele jäid? No täpselt niimoodi jäidki, et seal oli näha, et tegemist ei ole karuga, et karu motoorika ilmselt seda auto ilmselt oleks pidanud rohkem harjutama. Tõenäoliselt ka kostüümirent ja kõik, mis sinna taustale jääb, et oli siis uurijate kätetöö, et see sealt nagu see oleks absoluutselt ikooniline kuritegu, kui nad oleksid piirdunud selle Rolls-Royce'i Ghostiga, aga ma saan aru, et siis olid seal 2 Mercedest ka veel, et läksid ahneks. Oleks võinud ühe korra selle Rolls-Royce'i trikki ära teha ja asi ants, aga nüüd see 3 auto pealt on summa suurem ja jaguneb 3 inimesega äkki paremini. Just. Aga mis sa arvad, et kõik need karujutud, et kas inimesed kuidagi üritavad neid enda kuradeid loomade kaela ajada, et karu tuli kallale. Jõehobude eelmises saates täpselt nii, et kuidagi need loomad ikka on jäävad kannatajaks igas olukorras. No on kahju, jah. No usud sa, et need mesikäpad nüüd nii pahatahtlikud on, et Rolls-Royce'i kallale kipuksid? Seestpoolt, olgu öeldud, et selles samas artiklis olid pildid, kuidas ta seespoolt oli istmeid kraapinud, et pigem kujutaks ette, et võib-olla väljastpoolt natuke loksutaks seda masinat, aga et osavalt kohe sinna autosse sisse trügis, mida ta sealt otsis? See on ikka nii huvitav, et ma tahaks nende inimeste nagu pähe natuke näha, et kuidas neil see kuriteo brief välja nägi, et kuulge, et see kontseptsioon tekkis, kuulge, mul on idee, et lähme rendime karukostüümi. Aga võib-olla see idee tuli pärast seda, kui karukostüüm oli renditud, äkki oli Halloween, äkki oli midagi toredat toimumas, laste sünnipäeva pidu ja siis mõeldi, et paar päeva saame veel enda käes hoida, et äkki teeks midagi toredat veel sellega. No tundub nii. Et kostüümi rendi eest ka tasuda. Igatahes loodame, et edaspidi inimesed enda pattusid siis karukaela ei nuhtle ja ollakse valmis ise tunnistama, kui millegi vastu eksitakse. Aga igatahes täname teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Ootame teid tagasi täpselt nädala pärast.